tere! Mitmeid aastaid on Eesti teleekraanidel laineid teinud Eestis selgeltnägijate tuleproov. Aga on palju inimesi, kes ei näe selgelt. Meie, kui väga hoolivad inimesed, mõtleme ka nende peale. Me toome teie ette midagi täiesti uut, enneolematult ja silmi pimestavat. Kätte on jõudnud Eesti uduseltnägijate tuleproovi esimene meeldajav hooaeg. Mina olen teie saatejuht Tiit Sei ja olen teie teejuhiks sellel pikal ja põnevusterohkel teekonnal. Meile kirjutas rohkem kui 150 kandidaati, kellest valisime välja ainult 7 osalejat. Tänases saates tutvutagi kõigi nendega lühidalt ja toimub meie esimene tuleproov uduseltnägijate vahel, mis tähendab, et saate lõpuks jääb järgi ainult 6 osalejat. Esimene osavõtja Silver on napisõnaline ja introvertne saarlane. Tema lugu sai alguse Saaremaale sõitva praami peal, kui suur torm merel viis tema ainulaadsed asendamatud prillid merepõhja. Peale seda langes ta sügavasse masendusse, kuid leidis lohutust uduseltnägemises. Talle annab jõudu tema kadakapuust elusuurane pendel, mille abil ta ka läbis esimesed katsed üsna edukalt. Soovime talle edu! Teine uduseltnägija on müstilise tausta ja olekuga Ivan, kes on enda sõnul pärit Maarjamaalt. Tema kohta meil lisainfo puudub, kuid eelnevatel tuleproovidel näitas ta üles äärmist täpsust ja enesekindlust. Usutakse, et ta jõuab finaali. Kolmas osaline on luuletajana tuntud Toomas Tallinnast, kes ei suuda luuletamist jätta ka katseid läbides. Ta on juba sünnist saadik olnud eriline. Juba väga väiksena silmaarsti juures käies suutis Toomas nimetada kõik tähed nägemiskontrolli tabelilt, seda ise vaatamata. Talle siiski kirjutati välja prillid, kuna ta nägemisteravus oli ebainimlikult halb, mis tekitas arstides muret. Toomas aga neid prille kunagi ei kasutanud ning olles kindel oma võimetes kandideeris ta meie saatesse. Soovime talle pikka liugu. Neljas kaasategija on Mulgimaalt pärit mesinik, kelle nimi on Jaanus, kuid teda tuntakse kui vahendaja. Tema sõnul näeb Tuumes mesilasi, kes toovad talle vastuseid keerulistes küsimustes ja aitavad asju ette näha. Senini on ta katseid läbinud päris edukalt ning loodetavasti suuniseb ta end finaali. Viies kandidaat on 100% nägemisvõimetu Peeter, kuid tema umbpimedus ei takista tal nägemast maailma läbi roosate prillide. Ta paistab silma oma lõbususe ja energiaga ning oma eredate võimetega, mis tõid ta nii kaugele, et ta võistleb finaali koha pärast. Soovime edu sel pimedal ettearvamatul teekonnal. Automehaanik Mirgo on meie saate 6. osaleja. Mirgo on endiselt jäänud kinni 90ndate algusesse ja tema sõnul turgutavad uduseltnägemisoskust 3 triipu. Mirgot saatis eelnevates katsetes vahelduv edu, aga kui ta lisas oma riietusele ka Adidase nokkmütsi, siis ta kuppel avanes ja ta väitis, et ta suudab nüüd näha paremini. Viimane osaleja on raamatupidaja Olga, kes on elukooli läbinud pereema. Elukool lõpetas talle uduseltnägemisoskust ja tema unistus on sellega elatist teenida. Loodame, et ta soov täitub. Nüüd, kui olete lühidalt tutvunud meie uduseltnägijatega, on aeg meie esimeseks tuleprooviks. Esimene tuleproov on küll klassikaline, kuid keeruline. Siin seisab üks tavakodanik, kelle ülesanne on hoida üleval kätt. Tema sõrmedel on üks kindel arv ja uduseltnägijate ülesanne on meile see arv öelda, hoides kodanikust kindlat distantsi. Neil on tajumiseks aega täpselt 15 minutit. Soovin uduseltnägijatele teravat silma.
ohoo, näid oma vastuses enesekindel, kas arvad, et vastus läks täppi? Minu jaoks oli see ülesanne kerge, vastus on ilmselgelt 3. No tasa, vaata, et sa teistele vastust ette ütle. Vau, teil on siin midagi erilist käsil. Kas Pendel on teile ka juba vastus öelnud? Ei veel. Okei. Ja kuidas teil siis ebeneb? Mis siis ikka? Lähme vaatame edasi. Juba tean, miks oled siin oma vastusummikostümi. Kallid võistlejad, meie aeg on täna siin kahjuks vaenaks otsa saanud. Läks kuidas läks, aga teie vastused on kõik siia kasti jõudnud. Te võite ruumist lahkuda. Aga meie oma saatega lähme edasi juba kohtunike ruumi. Meie kaaskohtunikuks on äärmiselt tuntud Eesti skeptik. Pole asja, mille suhtes ta ei oleks skeptiline. Ta vaatab saatejuhiga läbi iga vastuse ning koos langetavad nad saatusliku otsuse, kes jääb saatesse ja kes lahkub. Mina ja Kadri Puu oleme siis jõudnud otsusele, kes tänasest saatest välja siis kukub. Ja kohe peatselt teatan seda ka teile. Minu käes on ümbrik ja selles on meie esimese lahkuja nimi. Mina juba tean, kes on meie esimene väljalangeja. See on Peeter. Mul on väga kahju, et ta ei saa meile enam oma võimeid näidata. Soovin talle edaspidises elus õnne ja jaksu. Sellega lõppes meie esimene Udused nägijate tuleviku osa. Järgmine nädal võistlevad omavahel 6 osalejat. Näeme juba nädala pärast.